nii tervitused siit siis jälle. Kasutan siis erinevaid kummilutte täna, nagu ikka tavaliselt üks väiksema jõe puhul. Et on mul tehtud siis erinevates toonides siin natuke pisemaid nii-öelda nende tšeburaskadega, kus siis tina on konksust eraldi ja käib siin eraldi selle splindiga siia konksu külge, et siis annab siit ka mängima. Tšeburaska peadega siis siin erinevas suuruses tehtud. Samuti väiksemaid offset konksuga. Et sihukest rohtu ja roikaid on ka palju, et siin natuke suuremat haugil, et püügigalaksis jah, siin muud lootust eriti ei ole, et haug ahvenlandile ja isegi tropsot võdikuid ka siin. Kaks tropsot rakendust on siin tehtud suurema väiksega konksule, et pärast proovime kuskil voolus või seda solgutada. Kunagi olen siin ühe augu peal siin lähedal ussiga õngitsenud. Sihukest klibuahvenat ja mõni suurem on sekka visanud. Panin kohe siis väiksema kummiluti, et äkki mõni ahven haaraks siin. Vaatame siit natuke edasi, et on näha, et veetase ei ole kõige hullem nüüd. Aga seda soga on palju ja vihma tuleb ikka siin päeviti üsna tihti. Et ei ole see suvi helde olnud just olustiku poolest. Ops, pani siit eest mingi kalar. Noh, vist jäi peale ka. Kas oli pisike aug või ilus ahven nüüd? Selja taha ka vahepeal vise. Hea rohuauk on seal. Offset konks takerdub ikka liiga tihti, kalale taha ei jää, aga oma eesmärki ei täida. Kala jaagi ja rohtu jääb kinni. Vahetan siin välja, panen veidigi, ikka suurema luti, et see sirge siin pigem on ikka augikas olnud. Võib-olla tahab suuremat lanti ja näeb paremini. Paat keerutab praegu. Ei viitsinud ankrusse panna, viskame siis tagasi ka vahepeal. Nii, mis sealt tuleb? Haug. See ei ole mõõdukala. Õnneks sai ise ära. Oli selline 40. Aga panin nüüd tavalise konksuga, tšeburaska peaga väikse oranži luti. Ja jätkame siis sellega. Lähen sõidan sinna rohtude vahele rohkem nüüd. Proovime sealt vahelt ja äärest. Nüüd on hetkel jäi vihm järgi, siuke peale vihma.
mõnus. Tuul on maas, et tundub täpselt selline võtuhetke ilm olema. Lasen siin ankru sisse. Panin kollase kummiluti. Kärbsed segavad. Poole tunni jooksul siin 2 võttu ikkagi. Praegu ju lühikese sirge peale ja sõitu veel on ees. Kunagi ei tea, kui pikalt jälle muidugi sõita saab, siin olud võivad muutuda, on kuskil puid ette ujutanud või langetanud. Õnneks saab selle kajaki siis üle vedada lihtsalt. Seni on siin ühte pikka lõiku saanud ikka sõita niimoodi 4 kilti. Ühes kohas peab tulema ühes Kopra tammis korra välja. Lähme siis vaikselt ikka edasi, et hakkab igav lihtsalt ühe koha peale pikalt loopida ja kui kala ei ole või toitu, siis tuleb ikka minna ja edasi otsida. Võtame siia kuskile rohu peale ennast. Pea ankrut sisse laskma siis. Ei, natuke paha on siin. Üle rohu tirida. Panen siit niimoodi, et saaks ikka korralikult lõpuni kerida. Proovime siit on mugavam. Muidugi ei tea, mis see nüüd ilm edasi teeb, luba püsin terve päeva jooksul sadu. Et kui ta siin ikka läheb kohati tugevaks, et segab püüki ja üldse siin olemis, siis ei pruugi eriti pikk püügipäev tulla. Allavool on lõbus minna. Tuleb siuke, ütleme 4-5 kilomeetrine lõik, siis tagasi teel saab siukest füüsist ka, ei ole siin midagi, et istud ja liugled. Seda siin on, täna lubas siuke 14-20 siis vihma ja kohati ka äikese hoogudega tugeva sajuga, aga seda kohati, et siinpool nagu ei lubanud. Aga praegu on küll tõmmanud siukseks vaikseks ja pigem lämbeks, et kui siit mingi kuradi äikese pill ja korralik sadu peale lendama, siis on püügiga palju õnne. Jäigalt kinni, juurde minna ja otse tõmmata välja. Kui ta nüüd väga sügaval ei ole, siin on ka juhuseid, kus ma jätan lihtsalt tegelikult ka kajakist landi põhja ära. Siis tegeleme ka siukse asjaga siin vahepeal. Landi põhjast välja kookimisega. Väga õnne ongi, läks korras. Mida mul nüüd ei ole, on tross. Küll on kõvasti landi lõks. Et siis püük jätkub ainult nööriga. Ja loota õnne peale, et kui tuleb korralik haug, läbi ei ammusta.
pole mul siin ühtegi trossi. Nuga. Sõlm on tehtud, et jääb siis nöör. Puhtalt nöör, 0,14 oli see vist. Nuga on nüri. No kuule siis, äkki peab augi hammastele vastu. Kui siin üldse tulebki võttu, pigem võiks juba siis ahven olla. Kinnijäämisohtu on palju, seda ma tean, neid ronte siin lõiguti ikka jagub. Selle saab täpselt niimoodi ongi, et ega see vist jäi. Jäi äkki siia. Noh, pekki noh. Amatöör. Teine lant on lihtsalt põhjas. Ja nii ongi lihtsalt. Jäigalt ikkagi tugeva noti küljes. Ei ole nii, et saad kogu aeg püüki nautida, tegeled siin jälle sidumisega ja muidugi kurb on, et ei oska lanti ära päästa. Kuigi paadiga olles peaks kordades see kadu väiksem olema, saad ju otse alla sõita. Eks mu enda mugavus oli ka, ei viitsinud hakata midagi leiutama, et kohe mõtlesin, et tuleb otse tõmmates välja, aga ei, katkes ära. Paneme selle offseti praegu ikkagi. Set konks võiks olla praegu õigustatud. Siin on sihukest mõnusat rohtud jões. Ja siin vahel ju võiks ju ka kala olla. Ja siit tekib ka selline rohuvaba auk. Vasakut kätt. Ise põhimõtteliselt olen siin rohu keskel. Et vaatame siis, et kas vähemalt kalagi näitab ennast. Lihtsalt takerdub ju seal tegelikult rohus samamoodi nagu see tavakonks. No okei, ta päris otseselt ta kinni ei jää, aga ja muidugi, ta võtab siit ikka selle tinaga. Haagib endale külge. Siin tõesti see konks ei puutu praegu asjasse, et see teda ei jäta. Tegelikult pinnal sulistada niimoodi vaikselt. Lehtede ja taimestiku vahel. Noh. Läheme aga edasi, vaatame. Otsime. Teoreetiliselt igal pool tahaks loopida, et haugi ja seda ahvenat ju võiks ju olla igal pool siin rohu. Ilusad kohad on, aga ei ole lihtsalt seda aega. Tahaks käia seal mingid põhikohad, ma tean kindlasti, kus kala võib näidata ja kala koha pealt on nüüd ikkagi vaikus, mis vaikus. Aga offset konksuga vähemalt saab püüki nautida, ei pea siin iga rondi ja kinnijäämise pärast muretsema. Loodame, et see ilm peab nüüd enam vähem, et saaks selle lõigu läbi püüda. Ja näeme mingi korraliku kala ikka täna ka ära. Nii, üks kurvi koht, et kurvi kohtasi neid proovime ikka. Enne kui sinna päris peale läheme, viskame kohe sinna sisse ja no siin korralik takerdumine käib kogu aeg, et tavakonksuga oleks ikkagi suht ebamugav. Ikka on kasu offset konksust, aga vaatame siis, kas sellele kalaga otsa õnnestub haakida, kui üldse mõne võttu saame siin täna. Ikka hiilime aga muudkui edasi ja otsime kala kohta.
noh, siit saab kenasti läbi. Eelmine kord, kui ma siin käisin, oli üks puu, noh, see oli üks ujupuu. Risti oli ees. Ma räägin, vesi tõuseb, jälle lükkab kaldale. Olud muutuvad vahel halvemaks, nüüd tundub paremaks siin. Ma siin ükskord jah pusisin, kus sealt tuleb mingisugune sükene soga vette ja puud. Ühte puud eest ära aeruga, siis oli tükk tegemist, et edasi sõita. Siin selle maha tulemisega oli ka nii nagu on siit kõrkest ja siin on niisugused järsud kohe sügavad kaldad. Siis oleks pidanud kuskilt siit poolt ja päris pikalt pooleldi läbi metsa vedama. Vesi on ikka jah täitsa sogane. Pruun ja sogane. Nii. Offset konks on jäigalt kinni. Põmm. Vaatame, mis teha annab. No näed, tuli ära. Ta oli rohkem rohus. Konks on paigast. Noh, puud on ujunud siin paarsada meetrit. Siia siis nüüd. Aga siit ei ole ka probleeme. Siin on põhimõtteliselt üks auk enne Kopratammi. Eemal minu poolt vasakus kaldal suurem kivivees, et see koht tahab siin saada läbi loopimist. Siin paneme aukru. Võtte varasemalt on siin olnud, kunagi kaldalt sai püütud, teadsin, et oli võtu koht ja nüüd kajakiga olen käinud, olen iga kord siit võtu saanud. Kas siis on otsast läinud või mingi väiksem kala, aga ikkagi. Katsetame. Kala taga on kala olemas. Kas hauginolk? Vist pigem jah, sõidab minu poole. Ai, ahven. Hops. Ja pisikene selline. Aga siiski näe, toimis, sai selle offsetiga küll siit. See on liiga pisikene jah. Tore ikkagi. Kivi juures meeldib ahvenale, aga opa, sellist nagu suurt ei liigu veel. Aga suvel jah, kesksuvel siuksed pudinad on pigem aktiivsed. Kui on siuke soe sügis, september, oktoober veel, et need on, siis kindlasti tulen spetsiaalselt ahvena jahile veel. Noh, aga ikkagi võtu sain siit kätte, nagu rääkisin. Kui magusam koht on ta tavaliselt olnud siin. Siit väiksest sopist ja kivi juurest on nii mõnigi korralik haug välja tõmmatud varem. Seekord on pisut siis nii, et väike ahven.